Alustame videote sarjaga, kus kajastame erinevaid probleeme põldudel. Probleemi fikseerimine ja kiired lahendused. Oleme rapsipõllul, kus sügisel oli väga suur risteeliste probleem. Risteelised võtsid võimust ja nagu näha, siis hetkel on raps tunduvalt tagasihoidlikum nendes kohtades, kus risteeliste surve on olnud väga suur. Antud juhul oli tegemist põldrõikaga, mis siis kasvas rapsist üle. Raps oli tihedas konkurentsis toitainete, valguse, energia üle ja sellest tulenevalt need rapsid on siin sellised pisikesed kiduramad. Kuidas saate välja selgitada, kas teie põllul on risteelistega probleem või ei ole, siis vajalik oleks teha eelkultuuris seiret, kui näiteks praegusel hetkel varajased odrad hakkavad varsti üles tulema, vaadata, kas ja kui palju tärkab sinna ka ristõelisi umbrohtusid. Ja kui juba seal on näha ristõeliste survet suurt, siis võite olla kindlad, et järelkultuuris talirapsis on ka ristõeliste surve hästi suur ja võib juhtuda sarnane olukord, nagu siin põllul on. Mida teha, et selline pilt ei korduks? Parim ja ainukene lahendus on kasutada Clearfield tehnoloogiat rapsi kasvatamiseks, mis on kõige efektiivsem ja ainuvõimalik lahendus, et põld saada ristõelistest puhtaks ja et ei oleks rapsil konkurentsi. Kui me vaatame eemale, kus ristõeliste surve mõne koha peal on väiksem, seal on ilus, tugev raps ning kindlasti saagi erinevus tuleb siin tonnides. BASF. We create chemistry.